poliitikasse ja ütleme ka meie valimisloosung eelmistel Riigikogu valimistel, üks valimisloosungitest oli toome riigi rahvale tagasi. Ja selle nimel me ka tegutseme, et aina rohkem näeme väga lähedalt, mismoodi tegelikult selline rahva narritamine käib. Ma toon teile ühe näite haldusreformiga seoses. Kas te mäletate, kui palju tehti rahvaküsitlusi? Need olid seaduses sisse kirjutatud, et kui volikogu ühe või teise otsuse vastu võtab, siis ta peab korraldama rahvaküsitluse. Siis nad korraldasid selle rahvaküsitluse, aga tegid ikkagi täiesti teistmoodi või kolmandat moodi või neljandat moodi ja nendel küsitlustel osales ka lõpptulemusena aina vähem ja vähem inimesi, sellepärast kõik said sellest aru, et see on meie rahva lollitamine, et sellest ei juhtu mitte midagi, ei muutu mitte midagi. Teine asi, mis on jällegi hea näide, kuidas nüüd rahvast lollitatakse, on see petitsiooni kord. Ehk mis siis jääkeldri tulemusena otsustati, et 1000 häälega saab inimene või inimeste grupp teha siis petitsiooni, mille Riigikogu peab siis kindlasti arutusele võtma. Aga nüüd on olemas siis 6 erinevat meetodit, kusmoodi seda inimest või seda gruppi, kes seda petitsiooni on algatanud, seal Riigikogus loksutada saab. Sa võid teha seal, ma ei tea, avatud koosoleku, siis saata, ma ei tea, valitsusele arvamuse avaldamiseks, siis uuesti komisjonis arutada, siis jällegi sedasi. Nii on neid petitsioone solgutatud seal kuni pool aastat edasi-tagasi ja lõpuks on ikkagi jõutud mitte kuhugile. Nüüd konkreetsemaks minna, siis Vabaerakond on ette valmistamas ühte seaduseelnõu, mis on tegelikult Eesti ajaloos ei ole uus asi. Eesti esimeses põhiseaduses oli selline punkt kirjas, mida me siis täna kutsume opositsiooni kaitse eelnõuks, mis siis tähendab seda, et kui Riigikogu on mingisuguse otsuse nappide hääleenamusega vastu võtnud, koalitsioonipoolse hääleenamusega, ja see otsus on ärritanud ühiskonda väga kõvasti, siis opositsioon teatud häälte olemasolul saab viia selle otsuse referendumile. Muidugi seal on vahepeal veel siis selline etapp, kus inimesed peavad teatud hulk allkirju ka andma veel lisaks nendele opositsioonisaadikutele ja siis see otsus läheks referendumile. See on nüüd esimene konkreetne eelnõu, mis on teatud mõttes ka selline test või ütleme ülemineku eelnõu otse demokraatia suunas, aga teisest küljest ka parandaks seda Riigikogu tervist ja vähendaks seda vahet, mis on opositsiooni ja koalitsiooni vahel, lõhuks seda müüri, mis seal vahel on. No, täna me näeme kõik, et võim on rahvast võõrandunud ja üks väheseid ravimeid selle vastu on ikkagi otsedemokraatia järk-järguline targa ja mõistliku otsedemokraatia sissetoomine ühiskonda. Meie eelnõu on üks sammukene sinna suunas ja ma tõesti Jaak Valge sõnul tahaks loota väga, et selliseid demonstratsioone 12. märtsil järgmistel aastatel tegema ei peaks, või kui see ei juhtu veel päris järgmine aasta, siis äkki ülejärgmine aasta juba on selline olukord, kus rahvast võõrandunud võim on veidi rahvale lähemale tõmmatud ja veidi ravimeid saanud. Aitäh ja jõudu teile kõigile!